Nagu jälle näha, olen mina metsa sattunud ja täna on siis siukene asi, et siin on Eskimo kõrval. Tegelikult ei ole. Tegelikult on niimoodi, et tulime talvisesse metsa ja tegema siis muusikavideot ja selle muusikavideo teeb eriliseks just nimelt see, et me filmime iPhone 15 Proga loogiga ja siis teine on siis kaamera, millega ma seda vlogi ka ise teen, siis Pocket 3, et katsetada siis, kui head pilti see siis lõpptulemusena annab. Et Sony FX3 jätsime koju ja ei taha ja ei viitsi selle suure kaameraga niisuguses räiges külmas ringi joosta. Ja niisugune esimene võttev värk sai ära võetud. Ma annan su telefoni siia sooja. Pane autoga sooja just. Võta käik välja korra. Oota, ma panen ise. Panen auto sooja, siis ma räägin kohe edasi veidikene. Siis me lähme otsime kuskilt mingit lagendikku ka. Ja läheb see siis meil house muusikale see video, nii et veidikene siukest karget Eestimaa talve. Aga hetkel oleme jah siin mingi matkarada on siin Tõrvandis. Mina isegi ei teadnud, siuke koht on olemas. Ja näitan teile veidike pilti teiselt poolt ka. Kuigi ma vist suvel olen sealpool sõitnud iseenesest nagu mööda. Aga jah, siukene veidikene maad tulla Tartust ja siukene, vaatan, suusarajad on siin ja korralik siukene ilus matkarada, et ei pea kohe iga väikse asja pärast sõitma kuskile Taevaskotta ja hakkama seal siis kilomeetrit kulutama, mitte et Taevaskoda inet oleks. See on üks minu absoluutselt lemmikkohtasid, kus käia ja olla. Aga jah, täna on meil siuke plaan siin siis. Lähen vaatangi kohe, kas ma leian üles mingisuguse koha, kus siis oleks siin lähedal üks lagendik. Sinnapoole tegelikult oli nii, et kui sõita otse edasi ja siis keerata vasakule ja paremale, siis üks tee viib Külitse peale välja ja teine tee viis põhimõtteliselt ka sinna lõunaka poole. Mingi tankla oli seal tee ääres, sealt ma sõitsin eelmine kord juba välja. Et sinnapoole minemas olema. Hetkel oli väljas külva näitab, auto näitab -8 kraadi. Nii et suhteliselt karge, aga kuna ma olen nüüd mitu päeva juba siin erinevates kohtades talvel käinud ja filminud, siis olen selle külmaga juba ära harjunud. Eilne enesetunne on juba läinud veidike paremaks. Eile ma tundsin ennast ikka väga-väga halvasti, et ei olnud hea olla. Aga sai ära võetud siis Egiptuse gripirohi 123 ja ütleme niimoodi, et täna oled nagu uuesti sündinud, et enesetunne on jumala hea, magada sai ka peaaegu 10 tundi ja ma arvan tegelikult, et see põhiprobleem võib olla ka see, et ma magan liiga vähe, et ma pean kuidagi selle unerütmi paika saama. Kui ma selle paika saan, siis on elu nagu lill. Aga jah, see on niisugune väikene postitus siis tänasesse päeva ja mina lähen nüüd edasi siis filmima, nii et tšau!